Toyota Touch 2 meediakeskustes on kõigis peidus AV ikoon ja spetsiaalse juhtmesarja abil ilmub see nähtavale. Selles autos on see juhtmesari paigaldatud. Menüüs on juba AV ikoon. Kui ma näitan, meedia, siin on AV ja siia on paigaldatud Wi-Fi Mirrorlink, millega on võimalik telefoni kuvapeegeldust auto originaalekraanile. Et on AV. Praegu on värvi resiim vale. Võimalik on Mirrorlinkil seda vahetada, aga lihtsam on praegu auto touchil panda endas sisse. Pilt on ilus, aga pilt on praegu veel liiga kitsas. Võiks olla üle ekraani setup, display, video ja paneme siit full. Ja siit saab ka igast muid videosätteid. See on analoogpilt, kuna autol ei ole HDMI sisendit digitaalset. Pilt on täitsa ilus, siin on ka suur ekraan, aga päris nii teravat pilti, nagu nüüd on telefonil, ei maksa oodata, kuna telefonide ekraanid on lihtsalt nii palju teravamad täna. Kuidas ühendada siis seda Wi-Fi Mirrorlinki telefoni? Siin on, ta moodustab autosse Wi-Fi võrgu ja siin on selle Wi-Fi võrgu nimi. Ja siis tuleb ühendada kõigepealt ennast see Wi-Fi võrku. Ma näitan oma telefoni peal, kuidas see asi käib. Windows telefoni peal isegi töötab. Ja siin on see hotspot, mul on juba ühendatud. Nüüd ma võtan menüüst. Windowsi puhul on kuvapeegeldus või näitama ekraani. Androidi puhul on Mirrorlink, kuvapeegeldus, Miracast. iOS-i ehk Apple'i puhul on AirPlay. Kõikidega ta töötab, kui telefonil on see funktsioon olemas. Nii. Siin näitab, et ta ühendab praegu. Windows telefoni muidugi listis ei ole, et üldse see Wi-Fi Mirrorlink ei ole kõige stabiilsem asi, ikka aeg-ajalt ta kaob. Eriti kui on linnas palju segajaid, aga üldiselt töötab. Ja ta on ka kiiresti töötab, et mingit läägi ei ole. Kui nüüd oleks iPad ühendatud, siis töötaks ka ikoonid niipidi. Ma siit kasutan nüüd mingit rakendust, näiteks Nokial on Here Drive. Seda toetab ka siis Landscape'is. Saab siin nagu kasutada oma navi, mida te tahate. Google Mapsi, Nokia Drive'i, Waze'i paljud kasutavad. Väga hästi töötab. Hästi kiire ka. Ja kõik ikoonid, tekst on tegelikult ekraani pealt näha. Siit pealt juhtida ei saa. Juhtimine toimub ainult telefoni pealt. Võtame näiteks YouTube. Mul oli siin mingi HD YouTube. Nii. Praegu siis need on ühenduses omale Wi-Figa ja telefon kasutab siis oma 4G või 3G internetti. Saame siit otsida midagi. Näiteks video lahti. Tööle. Nii pidi kasutada. Ilma häält ka. Nii. Lisaks sellele ühendan praegu selle kuvapeegelduse lahti. Saab kasutada Wi-Fi Mirrorlinkil on ka võimalik meediat mängida USB pulga pealt.
ta on päris võimekas meediamängija. Hakkan siit selle välja. Katkestan. Nii. Ja siin ees on nüüd kuskil selle konkreetse seadme IP. Paneme selle IP aadressi sisse. Ma olen Wi-Fi võrgus 192.168.59.254. Nii. Ja nüüd ma saan oma telefoni ekraani pealt juhtida tema menüüd. Mõtleme, kus ma panin kõik õieti, 192.168.59.254. Praegu ei ole võrku sees, ühendan selle Wi-Fi talle taha, ühendab automaatselt. Nii, võrk sees, proovime uuesti. Nii, ja nüüd on mul siis see pult ees ja siin ma sain juhtida teda. Ja ma võtan pulga, mälupulga, mis on mingid filmid ja kindlalaekasse, kuhu klient soovib, on toodud siis USB. USB sisse. Ja nüüd, kui kõik pulk on õige, siis ta peaks siit leidma üles selle pulga ja näitma mulle seda USB sisu, mis seal pulga peal on. Nii, USB. Võtame siit meedia. Ja mis meil siin on? Mingid filmid. Saab telefoni pealt heli panna, saab siit